Tere! Nagu eelmises videos lubasin, siis täna oleme jälle õmbluslainel. Ja õmbleme siis taktikalisele plaadikandjale kiirkinnituse ühendusi. Need on siis sellised kiirkinnitused, kohe võtan siit endal. Plastmassist avame siit väikse teibi ja tegemist on siis plastikust kiirkinnitustega ja saab siis niimoodi lahti võtta neid ja kokku panna ja hakkame siis tegutsema mõlema siis poole, nii vasaku kui parema poole jaoks. Selleks mul siin üks toorik on juba, aga kõrval on mul ka veel kangatükina üks siis toorik ja kahjuks siia kohe video algusesse pole näidata nii-öelda valmis asja, kuid 2 prototüüpi on juba valmis õmmeldud. See oleks siis nagu 3. Ma panen siia hetkeks pildi. Sellise. Ja täna siis katsume õmmelda sellele samamoodi need erinevad osad külge. On siis neid võrdlemisi palju. Selles mõttes, et ühe poole tegemisse läheb siin 4 sentimeetri laiust rihmapaela pea pool meetrit, 4 tükki 10 sentimeetrised, siis selleks, et me saaksime põimida ja panna neid kokku, läheb siis vaja 10 tükki siis 2,5 sentimeetri laiust rihmapaela pluss veel siis 2 sellist rihmapaela, kuhu on siis pehme krõpsupael, takk ja pael õmmeldud külge eelnevalt. Ja siis läheb vaja veel 2 sellist pikemat rihmapaela, need on 30 sentimeetrised ja siis sellele riidest osale siis õmmeldakse nii-öelda 2 poolt, et on pealmine pool, kuhu siis saab hakata mingid taskuid kinnitama, kui see vajadus on. Ja selle riide tagumisele poolele siis tuleb omakorda molle, millega me saame siis selle paneeli või selle lisaosa, kus meil hakkab olema siis see plastikust detail, saame siis praegu selle vestile kinnitada nii, et me ei peaks seda vesti mitte mingil moel ära lõhkuma. Ja siit siis tagant hakkavad seda molle nii-öelda põimimist veel siis sellised klapppooled veel katma. Ma arvan, et selles videos saab olema hästi palju sellist kiirendusega pilti, sest detaile on hästi palju, mõõtmist on siin omajagu, vahepeal tuleb siin natukene arutada ja seetõttu vast ei olegi nagu otstarbekas, et kogu see protsess, et olen siis teinud ära, et umbes 1 poole tegemine võtab tund aega, ehk siis kogu komplekt, parem vasak pool, on siis 2 tundi. 2 tundi ja see on siis peaaegu otsast lõpuni õmblemist. Aga hakkame vaikselt märkimisega pihta ja vaatame, kuhu me jõuame. Kahjuks ei ole mul seniajani sellist kuumalõikenuga ja see tähendab alatasa seda, et tuleb kasutada tulemasinat. Ise ma soovitan sellist tugevama leegiga nagu masinat, et ta kõrvetab kiiremini ja võib-olla lihtsam.
kõigepealt siis õmblen külge molle põimimise pikad paelad ja seda siis seetõttu, et mõlemale poole molle süsteem tuleb nagu ühe sama kõrguse peale ja kui neid varem valmis ei õmble, siis teiselt poolt võib tekkida olukord, et sa hiljem neid külge õmmelda ei saa. Ja täpselt sama on siis ka nende väiksemate molle nii-öelda põimimiste ribadega, et tuleb nad siis ära kuumutada ja siis siia külge õmmelda. Esialgu ma õmblen siia ühe. Ja seda seetõttu, et mul on tarvis seda plastikdetaili. Ta peaks siis olema niimoodi, et see pool, mis läheb siis esipaneeli alla kinni, oleks siis selle kinnituse poolega ja teine siis teise poole pealt. Ja kindlasti peab vaatama, et ta mitte ei ole selliselt, et te hakkate kuidagi alt neid kokku ajama, vaid et tuleb külg, panete peale ja lükkate alla kinni. See tähendab seda, et kui avate, siis tõuseb ülesse. Või siis panete teisipidi ja teete avamise selliselt, et te saate nii-öelda tõmbate lahti ja tõmbate ülesse. Et kuna nad on, mõlemad klambrid on nii-öelda nagu pooltega, siis saate nagu vaadata. Meie siis paneme nendele ka veel omakorda külge rihmapaelad ja nende rihmapaeladega nüüd neid otsi kõrvetama ei ole vaja, sellepärast et need lähevad kanga sisse peitu ja see oleks lihtsalt väike lisategevus. Aga mis ma teen nendega on see, et ma õmblen nad kinni. Ja see pigem on vajalik selle jaoks, et nad seisaks selle detaili juures paigal. Nüüd ma olen selle õmmeldud selleks, et nüüd saada neid siia vahele ja siia hakata mollet peale õmblema, on mul vaja nad siia vahele saada, aga kuna ma olen õmmelnud selle kinni, selle kanga ühe serva täielikult, siis ma pean selle avama. Selleks ma kasutan sellist skalpelli moodi tera. On hästi terav, seega tuleks selliste tööriistadega olla ettevaatlik. Nii, arutamine teile siis oli selline kiirendusega. Pole ju mõtet teie eetriaega raisata selle peale. Aga nüüd siis, kuna ma tean, et mul tuleb siia 7 rida mollet, ehk siis 7 2,5 sentimeetrist rihmapaela, siis selle nii-öelda esimese rihmapaela servast 7,5 sentimeetrit ehk siis 3 rida ja siis ma siia kinnitan selle plastikkinnituse nii-öelda esimese rihmapaela serva.
olekski peaaegu vale pidi ta siia sisse toppinud. Mis ma teen? Ma teen selle, et ma õmblen ta ühe korra siia kinni. Miks mitte 3 või 7 korda? Väga lihtsal põhjusel, kuna ma õmblen siia ka kõik molleribad, nii-öelda rihmapaelad, siis iga rihmapael niikuinii kinnitub siia nii tagantpoolt kui eespoolt lisaks ja siis on seda õmblust nii või teisiti siin mitmekordselt ja pole vaja siis neid duubeldada. Aga paneme selle kinni ja siis saame edasi minna. Nii, nüüd on see kobakas siin kinni. Me keerame sellele asjale natukene teise külje ja peame võtma siis endale neid rihmapaelasid ja neid on siis tagumisel küljel 5 tükki, esimesel küljel 7 tükki. Tagumisel küljel 5 tükki sellepärast, et nad ei ole kõik üksteise all järjest, vaid on vahed sees ja siis ei ole vaja neid sinna nii palju panna. Loomulikult võib 7 ja 7 õmmelda, aga seal on ka kerge materjali kokkuhoiu mõte ja seetõttu ei ole teda niimoodi vaja teha. Natukene kuumutan siit need otsad ära, kuna tegu on polüester materjaliga, ehk siis tal on see plastmassi sisaldus võrdlemisi suur, siis ta ka kannatab sellist kuumutamist. Nüüd kõigepealt selleks, et kuna ma tean, et sellel nii-öelda olemasoleval vestil on ka 7 rida neid kinnitusi, siis esimene läheb sealtpoolt põimimisele, siis üks meil jääb siia nii-öelda varusse ja tuleb kohe järgmine talle külge õmmelda. Peale seda jätan ühe vahele ja mõõdan välja 3. detaili. Kindlasti õmblemisel vaadata ka seda, et kuna materjalide paksused hakkavad minema päris suureks, 2 kihti kangast, 2 kihti juba rihmapaela, 2 kihti veel siia peale, et olla lihtsalt oma masinaga ettevaatlik. Ja kui viimane on ka küljes, keerame teisipidi ja õmbleme 3 korda läbi. Vot nii. Nüüd on meil see pool, mis hakkab siis kinnituma meil vesti külge olemas täitsa. Nüüd on meil vaja siia esimesele poolele siis vastavad ribad. Üks on mul siin olemas. Vaatan, mul peaks siin veel olema umbes 4 tükki. Ja siis lisaks ka veel 2 pehmet. Selliselt. Kõigepealt õmblen siis plastikpandla poole paika. Katsun nad sättida selliselt, et nad on võrdlemisi servaga täpsed, sest välimiselt servalt saab sellise kerge lõikemoodi asja ka teostada hiljem, kui tundub, et rihmapaelad on pikaks jäänud. Ja samamoodi, nii nagu ennegi, õmblen 3 korda nad läbi.
nii, nüüd on nii esimene kui ka tagumised kinni. Jah, võib tunduda, et selline sulatamine ei ole kõige ilusam sellele esteetilisele väljanägemisele, aga mul täna oma selle 10 aasta jooksul, mis ma peaaegu õmmelnud olen, kahjuks nagu muud lahendust ei ole ja miks ma just sellised taktikad valin, on pigem selle järgi, et mis võimaldab minu õmblusmasin. Ja loomulikult, kui mul oleks siin hästi tugeva nõelaga ja väga tugev tööstuslik masin, siis kindlasti ma keeraks need servad alla või siis kuidagi teistmoodi teeks seda asja. Aga täna on ta selliselt. Ja nüüd selleks, et saaks neid asju põimida ja nad kuidagi loperdama ei hakkaks, on kõige parem see, kui me teeme siit keskelt läbi siis mõlema poole. Õmblused ja olen juba siin prototüüpidel ka õmmelnud pigem seespoolt. Nii, nüüd see osa on valmis. Nüüd järgmise asjana, mis ma sellel teen, on siis see, et need rihmapaelad murran ta siit ära ja nüüd murran selle otsa siit tagasi. Ma sain nüüd tema selle õige nii-öelda pikkuse enam-vähem. Siin on selline tunnetuse millimeetrite mäng. Lasen ka temal otsa ilusti kinni ja õmblen siia siis õmblused peale. Ja teisega tuleb teha täpselt samamoodi. Ei mitte midagi teisiti. Ja miks ma oleks ju võinud need rihmapaelad lihtsalt mingilt maalt ära lõigata. Need otste õmblemine on sellepärast vajalik, et kui nüüd viimased põimimised tulevad, siis saab need otsad siia nii-öelda alla kinni panna ja siis see molle põiming ei hüppa teil liikudes lahti. Veel kord, kuna minul on selline natukene tööd teinud vanakene ja tema nõel ei ole nii tugev, siis mina kahjuks siia alla plastikut sisse õmmelda ei saa. Et kui te kuskilt soetate sellise kinnitussüsteemiga kotikesi, suuri kotte, väikseid kotte, mis iganes asju, siis võib juhtuda, et nendes otsades võib ka olla plastmass sees, mis kindlasti annab põimimisel eelise. Aga selline kahekordne õmblus ja ei ole ka hullu. Nii. Saime molle süsteemid õmmeldud. Selleks nüüd, et kui me oleme selle põimimise teinud risti külge, et me saaksime katta risti enda kinnitus ära, siis me peame õmblema siia taha need kõrvad kinni, siis ta jääb selline detail. Selleks siis on mul kokku õmmeldud kaamera pildi väliselt siis 50 ja 2,5 kare ja samamoodi ka või siis ütleme pehme ja ka kare takk ja riba ja õmbleme siis siia ühe poole kinni ja vaatame, mis teise poolega saama hakkab. Ma nüüd alati ei ole seda teinud, aga kes on minu videosid vaadanud ja minu tegemisi, siis õmblejad on mulle soovitanud, et
Aido, kui sa teed midagi sellist taktikalist, siis tee nendele takki asjadele ristid sisse. Et see tagab seda, et kui ma nüüd sellest hakkan kuskilt lahti neid tõmbama, siis nad ei hargne servadest nii palju. Ja nüüd pole midagi muud, kui tuleb siis see karepool selle külge õmmelda. Ja pigem vaatama seda, et kuna ta on natukene lühem kui see plaat, siis kuna mul on siin mitte kõige ilusamini tagasi pööratud ots, et seda säilitada kaubanduslikku välimust, katan ma ta lihtsalt ära ja õmblen siit kinni. Selline ta sai ja nüüd üks alla ja teine peale ja see tagune on meil kinni. Mis ma tahaksin veel öelda nende krõpsupäälte kohta, et eriti kui te seda nii-öelda kõvemat osa õmblete, siis võiks tähelepanelikum olla, et mul on hästi mitmeid kordi juhtunud, et õmblen pikalt sellist tugevamat krõpsu ja üks hetk vaatan, et masin küll õmbleb, aga miski kinni ei jää, et niit on jälle puruks läinud, et see kare osa tahab niiti nagu lõhkuda. Et selline pisikene mõttekäik siia. Nüüd teen mõned ettevalmistused ja siis juba liigume selle teise poole õmblemise juurde ja siis selline ta saabki. Nii, nüüd jätkame siis sellega, et meil on siis vaja nüüd lisaks sellele tükile siia poole ka siis kinnitus saada. Selleks on meil siis kangatükk. Tema algsete mõõtud on 22x17 cm. Eks see polegi väga oluline selles mõttes, et seda saab nii suuremat kui väiksemat tekitada. Mina lihtsalt olen vaatanud sellise optimaalse mõõdu kokku ja tuleb talle siis õmmelda siia. Väga huvitav. Natukene vajab siin mõõtmist üle. Peaks jätkuma. Aga teeme siin veel ühe väikesed korrektuurid nendes asjades. Et nagu te näete, siis jah, pliiatsil ja paberil, pliiatsi ja paberiga on kõik äge, aga reaalses elus võib tekkida mõningaid mõtteid asjade paigutamise osas ja seetõttu ongi hea, et vahest tuleb neid prototüüpe õmmelda, kuigi prototüüp sai veidi teistmoodi tehtud ja oli nagu liiga raske, siis ma läksin sedapidi teed. Aga ühele poole siis tuleb pehme, teisele poole tuleb see kare ja see asjandus siis omakorda läheb veel niimoodi kokku. Nii et hakkame selle kareda tükiga siit pihta ja vaatame, kuhu me jõuame. Ja lisaks nüüd üle pika aja kasutan ma siis siin tagasi murdmisel. Siin sees on siis õmblemise kahepoolne teip. Et üldiselt ma seda ei fänna, sest ta on mul miskipärast siin mitte kõige sõbralikum olnud minu õmblemistes ja kuid täna nende detailidega on ta, ütleme nii, et asendamatu. Ja on väga pehme osa siia selle külge. No võt, nüüd juhtuski see äge asi, et nagu te klõpsust kuulsite, sai poolikirja ka valmis ja alt see pool tühjaks. Õmblemisel on see täiesti tavaline.
ja jätkame sealt, kust niit otsa sai. Nii, nüüd on selline asi olemas ja nüüd see asi tuleb omakorda niimoodi kokku keerata. Vaatame, et ta enam-vähem oleks sümmeetriline. Mis me nüüd teha saame? Teha saame seda, et me saame need lühemad küljed omakorda kergelt ühe õmblusega siit kokku lasta, et ta püsiks meil ilusti koos. Nii, siis me võtame eelmisest korrast näidatud ribad ja õmbleme nemad siia niimoodi omavahel kokku, et nad oleks parem neid sättida sinna selle paneeli külge. Ja teise ka. Nüüd kõige olulisem on see, et kuidas pidi see nüüd siin olema peab. Et kuna ma tean, et minu plaadikandjal või vestil on kehapoolne on siis pehme, ehk siis peab olema see kare pool sinna poole ja pehme pool peab jääma ülesse poole. Nüüd, mis on hästi oluline, on see, et ta oleks keskel. Selleks on olemas laud. Teeme väikse märke peale. Ja kui me ta nüüd siia vahele paneme, siis ma vaatan, et ta oleks lihtsalt selle plastikosa keskel. Ja katsume võimalikult lähedalt tõmmelda teda kinni. Kuna nende rihmapaelte koha pealt on materjal suhteliselt paks juba oma kihtidega, siis jälle ettevaatlik. Ja selline ta tuligi. Et nüüd parem-vasak pool kindlasti erineb ka sellest, et tuleb vaadata, kui hakata nüüd seda molle põimimise osa tegema, et kus pool sul kangas lahti jääb. Et olen pidanud kahjuks arutama neid siit ülesse küll ja veel. Seega selline ta sai. Panen siia lõppu mõne sellise pildi ka, et mismoodi ta siis selle vesti nii-öelda aitab paremini avada, selga panna, seljast ära võtta ja selline see video oli. Ma loodan, et said endale mõnda head ideed siit või lihtsalt oli huvitav vaadata. Kindlasti pane antud videole siis meeldib või siis inglise keeles like ja ei tee üldse paha, kui sa hakkad seda kanalit jälgima, sest et videosid, mida ma siia postitan, ei ole kõik seotud õmblemise ja õmblusmasinatega. Mul ju neid ainult üks, ega ma nendest palju rääkida ei saagi, aga igasuguseid muid videosid on ju ka, et saab minna mootorrattaga sõitma, jalgrattaga sõitma, matkama, nii et püsige tähelepanelikud ja võib-olla varsti jälle annab teile YouTube'i keskkond märku, et olen pannud üles uue video. Seniks kõik head, olge mõnusad!